Tere, tere! Tere tulemast! Teeme ei näe mind vist hästi. Teeme uuesti. Tere, tere! Tere tulemast Kevin Murphy Estonia Facebooki lehele. Ja täna siis siuke ärev, selline energiline päev hakkab meil Fashion Week. Teeme siin täna päriselt siis soenguid ka, mitte ainult ei räägi siis tarka juttu, vaid ka teeme tarku tegusid. Nii et üks igavesti vahva live on tulemas. Ja alustuseks ma võib-olla räägingi ka natukene siis Fashion Weekist, et ma ei tea, kui hästi te siit pildi pealt näete. Aga täna siis teeb Tallinn Fashion Week ajalugu, et tavaliselt on Kevin Murphy meeskond alati olnud olemas tagalavas, teinud soenguid, nagu te selles eelnevas videoski nägite, siis me oleme kogu aeg seal olnud. Seekord kahjuks me siis ei ole tänu kõigele sellele, mis ümberringi toimub ja Tallinn Fashion Week esimest korda siis toimub niimoodi nagu online'i vahendusel. Nii et põhimõtteliselt täna õhtul minge siis kella 6 alates elu24.ee / Tallinn Fashion Week TFV ja seal saate siis näha põhimõtteliselt siis sellist ülekannet siis Tallinn Fashion Weekist ja pange ka siis midagi moodsat ägedat selga ja postitage sellest pilt, kasutage siis hashtag, korra vaatan, hashtag TFV front row ja Tallinn Fashion Week pange ka, siis need jagatakse ja siis kõige ägedamate lukkide vahel, kes siis esireas istuvad, saavad siis auhinnad ka välja jagatud, nii palju kui ma aru saan. Aga alustame siis päris algusest veel korra. Mina olen Risto, igaks juhuks, kui te veel ei ole näinud või kuulnud. Me siis oleme täna juba 8. korda eetris siin otse eetris ja mina olen Kevin Murphy Eesti koolitaja. Ja teinud seda tööd juba veidi üle 3 aasta juuksur ja tihtipeale ka Tallinn Fashion Weekil siis selline juuksejuhi siis parem käsi, võiks öelda siis niimoodi. Aga ma ei ole siin üksi täna. Minuga on kaasas ka Eliise, kes tuleb ka ekraanile. Tere minu poolt ka. Mina olen siis Eliise, kes mind varem on siin juba näinud ka, võib-olla teavad rohkem. Mina olen siis Kevin Murphy Eesti müügiesindaja, rohkem siin Lõuna-Eesti piires võib-olla. Ja jube tore on teiega täna jälle kohtuda. Ja Risto, kas meil võib-olla eelmisest korrast on midagi loosida ka? Ei. Ei ole? Ja tegelikult on küll. On küll. Hea meelega jagame. Ja eelmisest korrast on sellised jälle minitooted. Angel Washer Ins olid siuksed väiksed. Ja mis oli siis selleks vaja teha? Oli vaja jätta lihtsalt mingi kommentaar või reaktsioon siis alla kommentaariumisse. Ja päris mitmed inimesed tegid seda, aga loosi ratas valis ühe võitja ja selleks osutus. Ja meie tänane võitja on Tairi Pakkas. Palju õnne sulle, võtame sinuga kindlasti ühendust. Vaatame, kuidas sa oma võidetud pakikese kätte saaksid. Palju õnne veel kord. Ja saad siis katsetada neid suurepäraseid tooteid. Ma ei mäleta, kas Tairi oli proovinud ka midagi. Ta päris aktiivselt eelmine kord meil kommenteeris seal, isegi juba üle-eelmine kord. Nii et ta on meil juba selline pikaaegsem vaataja. Et jah, ühesõnaga siis saab need auhinnad kätte. Mis meil veel? Kas me seekord tahame ka midagi ära anda? Ma arvan, et me võiks seekord ka midagi ära anda. Sul on täitsa õigus. Ja täna me anname ka ära siis jällegi tooteid inimesele, kes paneb meile siia alla vahvaid kommentaare, kogemusi, ükskõik mida. Andke meile lihtsalt märku, et olete siin koos meiega ja osaletegi siis järgmine kord juba ka loosimises. Olge julged, küsige küsimusi. Ja see võib ka isegi olla eelmistest laividest, et kui te olete neid jälginud, et ei ole suurt vahet sellest, et peavad selle korra omad olema või midagi, mingeid seadusi ja reegleid oleks. Põhiline, et midagi siis kirjutate ilusat ja. Nii, mis veel? On meil veel midagi tähtsat jagada? Kas on?
vist ei ole. Kas sina juba tead, mis sa õhtul Tallinn Fashion Weekile selga paned? Ma veel ei ole välja mõelnud. Ma peaks tegelema sellega tänapäeval. Võtan plaani kindlasti. Sa tead juba, mis soengu sa teed? Ma lootsin, et ma saan võib-olla sinu käest nippe. Ja just. Me tõstame siin saga tuttavaks, see on siis Margot. Margot tervitab teid. Ja tema võtab siis oma positsiooni sisse siin. Nii, natuke teeme ekraaniruumi. Ja miks meil Margot on? Ma panen su siis Eliise peitu. Sobib? Jah. Selge. Näeme sinuga siis natuke aja pärast. Nii, ja täna siis on meil sellised lihtne look, kasutades siis Kevin Murphy viimistlusvahendit. Et me oleme hästi palju rääkinud viimistlusvahenditest, me oleme hästi palju neid siin õhku lasknud. Eelmine kord natukene sai ka, või eelmine kord me enam ei mäleta, sai juustesse ka natuke midagi lastud, eks ju. Aga seekord teeme siis päris sellised soengud valmis. Need on siis mõeldud sellised, näiteks esimene, kui ma natuke ette ruttan, on tegelikult ka Fashion Weekilt ja see või jah, Fashion Weekilt ja see oli siis Madridi Bridal Fashion Week, kus oli siis pruudid. Ja see on siis meie juukseosakonna juhi nii-öelda, kes Fashion Weekidel toimetab, siis Massimo Morello looming. Nii et siinpool tervitused Hi Massimo, kui sa vaatad. Ja ühtlasi andke märku, saatke südameid teele, kui on meie hulgas hetkel vaatamas meie kalleid Session Salon superstiliste. Et kui on mõni, saada süda teele, anna endast märku. Sina võiksid ära tunda selle looki siis ka ja see oli meil eelmisel aastal Session Saloni programmis ja see pärineb siis teisest osast, milleks oli siis backstage. Nii et jah, nii palju siis sellest soengust. Põhimõtteliselt, mida ma teen, on see, et ma näitan mitmeid erinevaid asju. Ma arvan, selle tunni jooksul, mis me koos veedame või nüüd natukene vähem juba, meil on piisavalt aega, et me saame siin natukene veel seda ringi mängida ja teeme sellise baasi alla, siukse ilusa soengu ja siis natukene muudame seda edaspidi. Teen natukene ruumi ekraani peal. Eliise on meiega, mikrofonid töötavad, kõik on hästi. Ja, ma arvan, et mind on ka ilusti kuulda ja kõik peaks olema super hästi. Nii, super, väike joogipaus vahepeal. Nii, ja mis me siis teeme, on see, et me võtame alguses siis valmistame selle modelli ette või enda juuksed siis kasvõi. Kõige esimese asjana siis peseme juuksed ära, eks ole, näiteks. Ütleme, kui see on kohe peale pesu. Kanname balsamit ilusti, siis me paneme Heated Defense'i, mis on siis meil kuumakaitse, eks ole. Mäletate, rääkisime sellest ja siis paneme anti-gravity spreid, mis siis on ka väga selline hea toode, et aitab meil seda kohevust säilitada, annab meile seda läiget, mõneti pakub ka veel kaitset selle kuuma eest ja üleüldiselt siis toimib ka sellise volüümi andjana, nii et saaks sellist kohevust ja volüümi sellele soengule, sest see on lahtine selline laineline soeng. Ja seda volüümi me kindlasti sinna tahaksime, nii et siis anti-gravity spray. Need kõik lähevad siis niisketele juustele. Seejärel me võtame siis omal sellise laia piidega kammi. Mul on siin Texture Comb. Ja kammime siis kõik ilusti läbi, et siis toode ühteselt jaguneks juustel. Ja kui te mäletate, siis ma veel anti-gravity kohta ka nii palju, et selleks, et ta toimiks, tuleks meil lasta peale, alla, küljele. Et me ikkagi katame selle juukse külluslikult selle tootega, selleks, et ta reaalselt saaks teha seda, mida ta peab tegema. Et kui me lihtsalt laseme eemalt siit 2 spritsi, siis tegelikult sellest jääb väheks, et ta siis toimiks optimaalselt. Nii et kammime ta siis läbi ja seejärel siis kuivatame ära. Ja ütleme, kuivatuse juures või föönitamise juures tasuks juba silmas pidada neid suundasid, mida te andma hakkate. Ehk siis antud hetkel kõik lähevad siis taha, eks ju. Suunad ja lihtsalt siis kuulutada nad niimoodi ära. Ütleme, kui teil on näiteks juba pestud pea ja te nüüd täna otsustate, et te tahate näiteks järgi proovida seda looki, siis soovitaks teil kuivadel juustel panna täpselt samamoodi. Võib-olla pisut vett piserdada spreipudelist juustele, et nad natukene niiskaks teha. Seejärel siis panete ka samamoodi Heated Defense kuumakaitse. Ja seejärel piserdate siis juuksed kokku siis selle anti-gravity spreiga, mis siis jällegi täpselt samamoodi toimib nagu siis eelmiselgi juhul, eks ju, annab kohevust ja veel ekstra sellist kuumakaitset ja ütlesi siis volüümi.
kogu soengule. Seejärel, kui kõik on valmis, suunad on tehtud, siis me põhimõtteliselt teeme niimoodi, et me võtame jaotuse kõrvast kõrvani üle pea täitsa. Lihtsalt jagame pea siis pooleks nii-öelda. Esimese osa võite kõik kinni panna ja siit tagant hakkame siis koolutama. Ja me teeme seda siis niimoodi, et lihtsalt võtame jaotused, paari sentimeetri, ütleme, see võiks olla maksimaalselt või minimaalselt siis teie selle lokitangi selline laius, siis ütleme nii. Et mitte väga peened, mitte väga laiad, aga et piisavalt, et siis lokk jääks ilus ja voogav. Et alati saab teda vähemaks kammida, aga kui teil on vaja juurde panna, siis on juba natukene hilja, eks ju, et peaks hakkama uuesti tegema. Nii et tasuks seda silmas pidada. Ja siis lihtsalt jaotustega keerame siia peale ja tegelikult, kui te nagu jälgite, siis külje pealt vaadates võib-olla paistab rohkem välja, on nad enam-vähem kõik ühel tasapinnal, et võib-olla natukene nagu kaardub välja, eks ju. Et iga järgnev jaotus siis on natukene eemalt, et ei keera seda lokitangi otse vastu pead, vaid ta jääb natukene nagu õhku seisma ja need lokid siis jäävad üksteise peale toetuma. Et kui te olete ära teinud, tunnete, et kuumus on läbi läinud salgust, eks ju, see ei pea olema rohkem kui 180 kraadi, täitsa piisab. Kui te tunnete, et salgust on kuumus läbi läinud, siis võtate välja ja panete siis sellise eraldusklambriga kinni, need siuksed kurenukad on meil, mida me hästi palju kasutame, aga võib ka muidugi tavaline juukseklamber olla ja lihtsalt põhimõte on siis selles, et me oleme juuksed üles kummutanud, meil on tekkinud selline nii-öelda klaasi siis etapp, ütleme nii, ja juuksed siis selles etapis on siis valmis muutma kuju, et kõik need sillad, mis juukse kuju ja struktuuri koos hoiavad, need on siis valmis muutma oma asukohtasid. See toimub meil tegelikult iga kord, kui me pea märjaks teeme või midagi oma juustega teeme, siis need sillad muudavad asukohta, eks ju, et need on nii-öelda need ajutised sellised sillad siis. Ja siis juuksed saavad aru, et nad peavad lokki hoidma. Ja kui nad jahtuvad, siis nad teevadki seda, hoiavad ilusasti lainesse. Nii et jällegi ei ole nii oluline see, kui kummaks te suudate juuksed ajada, vaid pigem on tähtis see, et kuidas nad jahtuvad. Et kui näiteks me tahame saada sellist nagu hästi lahtist ja hästi õrna sellist ainet, siis me võime ka lihtsalt rippu jätta. Aga kuna me tahame sellist maksimaalset volüümi, mida hakata siis sättima, siis ma panen nad siia rulli peale jahtuma. Ühtlasi, kui on väga paksud ja rasked juuksed, siis on ka see hea, et ta hoiab nagu oma kuju natukene paremini. Nii, ja kui see tagumises osas saate, siis esimese teete näiteks ühe salguna või jaotusena, teises juba võib-olla teete pooleks, kolmandas võib-olla teete kolmeks, see oleneb kõik selles, kui lai see pea on ja kui pikk on teil, ütleme, see lokitangi pulk, eks ole, ja kõik siis suunaga tahapoole. Ja kui me jõuame siia nii-öelda krooni osasse ülesse, siis natukene tupeerime ka alt, et seda kohevust saada. Nii et selles salgus või jaotuses on juba õrn tupeering sees. Ja siis, kui te nüüd märkate, siis ma tegin sükse asja, et ma võtsin selle meelekohast meelekohani, sükse väikse hobuse raua siia üles, eraldasin selle ära ja need küljed, mis mul siia jäävad, need ma siis kõik koolutan tahapoole suunaga ja ma lihtsalt võtan selle salgu, kammin ta siis kergelt läbi, eks ole, et ei oleks pärast mul mingeid üllatusi või sõlmekesi siin sees. Kammin tahan siia taha. Ja võtan jälle lokitangi ja keeran siia peale ja seda me nimetame siis seda keeramise varianti siis flat wrapiks, mis tähendab seda, et me ei painuta või lase juustel nii-öelda siis sõlme minna või niimoodi keerduda, ütleme nii, et pigem on niimoodi, et nad lamedalt jäävad siis selle lokitangi peale. Ja kui teil tundub, et enam see sõlmega katsuda on natukene kuum, siis ongi tegelikult salk valmis. Lükkame selle siit rulli pealt ära, hoiame kinni, jätame siis siin alla ei vaju ja kinnitame selle näiteks siia eelmiste juurde. Ja nagu te näete, siis tal on see volüüm on siis, või suund on siis kõik siia taha toodud, eks ole. Teisel pool ma tegin selle sama asjaga juba ette ära, et oleks võimalikult vähe siin margoti keerutamist. Võite hakata ju pea ringi käima niimoodi, kui keerutada. Siis liigume edasi ülespoole. Siin samamoodi siis enam-vähem selle rulli või lokitangi laiusega. Vaatame, et ma oleks ilusad korrektsed jaotused, aga mitte väga-väga puhtajoonelised, et võib veidikene olla sellist kaardus ees, sellepärast, et kui me pärast hakkame seda kokku kammima ja on hästi konkreetselt sellised jaotused tõmmatud, siis vahest võivad eraldatus jääda sisse, et seda me ei taha kindlasti, et me tahaks, et see kõik lõpus meil nagu hästi sulandub omavahel kokku. Nii et selleks siis
võib veidikene kaarjad, sellised jaotused tõmmata sisse. Eliise, kuidas tundub, kas meil on session salon superstiliste publikumis? Mulle tundub, et mõni võib isegi täitsa olla. Märku ei ole veel andnud, jah? Ei ole. Aga ma tahaks võib-olla selle üle korjata veel, et kes on meiega nüüd hiljem liitunud, siis kindlasti andke endast kommentaarides märku, et hiljem teie vahel loosime välja ka mõned auhinnad ja kes ei ole meil praegu vaatajate hulgas juuksurid ja kes väga hästi tegelikult juustega võib-olla toimetada ei oska, et siis on ka teie võimalus praegu küsida Risto käest tegelikult nõu, et kuidas saada lokke hoidma või mis iganes soengu nõu. Et Risto absoluutselt ei pea täna ainult sellest soengust rääkima, mida ta ise valmistab, vaid on hea meelega nõus ka teie küsimustele vastama. Ja, täpselt nii on, õigust räägid. Aine. Et andke märku. Ma loodan, Marko teab veel pilti, aga ma veidikene kasutaks ta alla, et hästi oluline on tööasend, et kindlasti tasub ennast ka silmas pidada, et see soeng on muidugi tähtis, mis seal lõpus tuleb, aga et ise ka terveks jääks, on ka kindlasti oluline, et väga palju kogu aeg käed üleval ei istu ja ei toimeta. Et tuleb ennast ka hoida. Nii. Nüüd siis eelviimane jaotus siin. Kas meil on vaatajate seas käinud inimesed ka Tallinn Fashion Weekil? Olete jälginud varem ka Tallinn Fashion Weeki selliseid postitusi, mis me oleme tagalavalt teinud või käinud koha peal või mõni juuksurääk ise osalenud Tallinn Fashion Weeki tiimis, tahab jagada enda sellist mälestusi või kuidas oli see tunnetus? Ühesõnaga suhelge meiega. Et kindlasti on neid meie hulgas ja võib seda ka pärast teha, et oleme üks suur sõbralik Kevin Murphy community. Absoluutselt. Muidu Mari vahepeal on küsinud meie käest, et millega juuksed on eelnevalt töödeldud sul? Juuksed on eelnevalt töödeldud siis Heated Defense'iga, mis läks siis juba märga peasse. Ja nagu öeldud, siis kodus saate ka seda juba kuivad juukseid tegelikult sättida ja saan teha sama asja ära. Lihtsalt siis te peaksite selle kergelt juuksed niisutama, aga kõigepealt Heated Defense, mis on siis meil selline kuumakaitse, annab siis Heated Defense siin, annab siis 232 kraadi kuumakaitset, natukene siis peopessa, eks ole, ja siis lihtsalt tõmmata juustest läbi. Ja seejärel siis jaotuste kaupa anti-gravity spray. Ja nagu see kogu aeg rõhutan, eks ole, ja ma ei väsi seda tegemast, on, et peale, alla, kõrvale, et kogu salk oleks siis kaetud selle tootega. Et saaks siis võimalikult efektiivselt töötada ja teha seda, mida ta lubab, et anda siis volüümi ja samas ka natuke kuumakaitset ja sellist püsivust siis soengule. Ja ta annab ka ilusa väike tegelikult, et kui kuumutada, siis töötab väga hästi. Ja rohkem ei olnudki praegu, et jah, need olid siis kõigepealt. Siis ma föönitasin ta sisse ka, et päris märga juust ei ole mõtet hakata kohe tangiga tegema, lihtsalt mis veega või vedelikuga juhtub juukse sees on ju see, et hakkab seal keema põhimõtteliselt, et siis ka tasuks ikkagi juba suunad anda, kuhu te tahate siis, et see soeng minema hakkaks. Sest et mäletate, ma siin vist üle-eelmises laivis ütlesin, mis olukorras siis see soengu tegemisel niisugused tõed välja tulevad, eks ju, on see, et kuivad juuksed teevad, mida nemad tahavad ja nad ütlevad, mida nad teha tahavad. Aga niisked juuksed teevad seda, mida teie tahate. Nii et niiskes peast tuleb anda korrektsed juhised ja suunised kätte, mis saama peab hakkama ja siis õnnestub kas või igasugune soeng tegelikult. Et kuivast peast juba on neil oma nägemus sellest, kus nad olema peavad ja on oluliselt raskem saavutada midagi plaani pärast, mis te ette mõelnud olete. Nii, viimane salk on ka parasjagu soe. Kas ma Risto võin vahepeal küsida? Ja loomulikult. Me oleme saanud küsimuse, millise kuumusega on raskeid ja paksusid juukseid hea töödelda ilma, et neid kahjustaks?
Nagu öeldud sai, siis selline 180 on tegelikult täiesti paras. Võib isegi natuke madalamaga, aga põhiline on see, et te hoiate piisavalt kaua, et kui teil on väga paksud ja rasked juuksed, siis need jaotused ei tohiks olla nagu väga-väga suured. Et pigem alati lähtuda sellest, et nad oleksid siis enam-vähem selle lokitangi laiused, mis teil on. Et kui te ka näiteks sirgendajaga teete, siis samamoodi, et ärge võtke nagu paksemaid selliseid salke, kui need sirgendajad on, eks ju, et nad oleks siis, seda sirgendajate puhul on raskem öelda lokkide tegemisel. Iseenesest tang on muidugi kõige parem asi, sest see jätab selle volüümi alles. Et kui küsitakse ka mu käest, et miks või mis vahe on sellele, et ma võin sirgendajaga teha täpselt samasugused lokid. Ja põhimõtteliselt, aga nad ei ole nii sellised volüümikad. Sest sirgendaja selline eesmärk on ju vajutada meil see juus lamedaks ja sirgeks, eks ju. Ja kui me selle loki sellises versioonis teeme, siis ta tegelikult ka on teda raskem saada selliseks voogavaks ja hästi kohevaks. Et jah, eelistada tegelikult tangi ja võtta siis selle tangi paksuse järgi see salk või jaotus ja siis keerata juuksed ümber, pigem ka, et kui te soovite tugevamat lainet, siis teha seda sama, mida ma praegu tegin, selline flat wrap, mis tähendab, et meil lamedad lähevad sinna juuksed peale, mitte nad ei lähe siis ei keerdu. See tähendab, kui keerduvad juba, siis see pehmendab seda lainet omakorda. Hoiate siis nii kaua, kuni te tunnete, et sellest salgust on soojus läbi läinud ja teil sõrmedega on raske hoida. Et ei pea olema sepakäed, et lokke teha, aga ikkagi katsuma peab, et kus maal nad on. Et kui tunnete, et soojus on läbi ja teil on nagu raske hoida sõrmedega, siis on aeg lahti lasta ja ideaalis siis võiks ka klambriga kinni panna, siis nad jäävad palju paremini püsima. Sest nagu ma rääkisin, eks ole, meil on selline nii-öelda klaasifaas, kus siis, või klaasisfaas, ma isegi ei tea, inglise keeles on see glass phase, et kuidas seda eesti keele oleks nagu ilus öelda. Ja tulen see termin praegu meelde, aga et sellises momendis on nad nagu kõige painduvamad ja sellised elastsemad või manipuleeritavamad. Et saate anda neile siis uue kuju ja kui see nagu niimoodi nad jahtuvad ka, siis nad põhimõtteliselt ajutiselt nii jäävadki kuni järgmise pesuni põhimõtteliselt, et see on siis selliste lokkide tegemise saladus ka pikkate selliste paksude juuste puhul. Nii et väga pikk seletus, aga ma loodan, et said oma vastuse. Ma unustasin juba ära, kes seda küsis, Maria või? Ja, just Maria. Just, näitan korras edasi. Nii, kas meil on veel mingi küsimusi? Hetkel ei ole. Ja teine osa tegelikult küsimusest veel, et mis neile kahjustaks ka kindlasti, et kasuta tooteid. Et see on A, B ja C, kasuta tooteid. Et praegu ka ma lasin siis siia kerge kihi sellist lakki peale ja see on meil siis Session Spray Flex. See on hästi selline kergekaaluline, selline, nii, issand, katagurpidi kõik. Et see on hästi selline kergekaaluline ja selline painduv lakk. Üleüldiselt Kevin Murphy juukselakid, nii see Flex kui ka tavaline Session Spray ei jäta selliseid helbeid või muutu valgeks, kui hakata nagu pärast lahti kammima. Nii et nad on hästi sellised mugavad kasutada selliste soengute tegemisel. Aga samas nad annavad sellise niiskuskaitse ja neil on ka selline mälu sees, et me kutsume mäluga lakkideks, et põhimõtteliselt, kui te olete siis nad juuksed paika sättinud ja mingisuguse kuju andnud, siis lakk aitab siis ka toetada seda, et ta nagu mäletab, kuidas te nad sättisite, siis langevad juuksed tagasi sellesse asendisse. Nii et väga maagiline, aga töötab, tõsiselt töötab. Väike joogipaus. Ja vahepeal torkan siia vahele, et Maria kohe tänab ka sind väga põhjaliku vastuse eest. Heaks, Maria. Ma ei tea, kui hästi näha on. Aga, ja muidugi oluline on ka see, et oleks siis piisav jahtumisaeg. Sellepärast ma siin natukene ka ootan, kuni need jahtuvad. Aga põhimõtteliselt, kui me nagu vaatame, meil on täitsa vedrulokid. Ma ei tea, kui hästi sealt nagu näha on. Väga hästi on näha. Jah, tundub küll, et ilusad sellised vedrulokid ja katsudes on nad külmad või sellised normaalsed, ei ole sellised kuumad enam, siis on tegelikult õige aeg ka need klambrid välja võtta või lasta siis lokkidel langeda. Ja põhimõtteliselt, mis me siis teeme, on see, et ma olen nagu siia kõik kokku need klambrid, et võimegi vaikselt hakata neid siis lahti arutama. Kohati on see muidugi tülikas. Et lõpetasime üleval, eks ole, siis siit alt neid võtma hakata, et võivad natuke sassis olla, et siis tehke ettevaatlikult seda,
ei ole vaja siin haiget teha endale, juuksed välja tõmmata, et rahulikult aega on, ei ole kiire. Mis ütleme, see on veidikene nagu teemast kaldub kõrvale küll, aga mis mina mäletan hästi, et ma siin tegin juba sellist name drop'i ka, eks ole, et rääkisin Massimust, kes siis selle soengu välja mõtles ja kasutas seda siis Madrid Bridal sellisel Fashion Weekil. Selline kruutide moeshow siis või selline Fashion Week. Et on üks ka selline väga tugev selline settide või nende lokkide lainete tegija on Juha-Matti Manninen meil siin kõrvalt Soomest. Ja tema on üks esimesi, keda ma niimoodi nägin Tallinnas nendest soengumasteritest, kui ma ise veel koolitaja ei olnud. Tulime siis koolitusele ja tegi siis selliseid lokisoenguid ja siis sa saad tegelikult aru, et kui palju see, mis asendisse sa need lokid paned või kas on seesama see flat wrap või on seesama siis natukene keerdus, selline twist seal sees, et kui palju sellised nüansid tegelikult nagu lokki mõjutavad. Et me võime mõelda, et jah, teeme sirgendajaga loki, teeme tangiga loki, et mis iganes, need lokk on lokk ja kõik on üks ja sama ja tegelikkuses nagu ei ole, et seal on ikkagi suur vahe sees, et lokil ja lokil on ikkagi vahe ja see on alati hästi kihvt vaadata, et kuidas mingi sihuke väike nüanss, mida sa võid nagu selle tangiga anda, võib täiesti nagu muuta seda loki sellist hoiakut või selle soengu iseloomu, et see on alati hästi lahe. Nii, nüüd kui meil on siis see jahtuda saanud piisavalt ja klambreid väljas, siis kammime ta kergelt läbi. Ja kas te näete ka, et on meil väga ilusad sellised lokid siis juustes. Ja mis on veel kõige tähtsam, et nad jooksevad väga kenasti kokku ja seda me nagu tahame, et see laine oleks uniformne. Et kui te olite juba siin ennem algusest peale ja kuulsite, kui ma rääkisin nendest jaostuste võtmisel ka sellisest kaariast kujust, siis see annabki meile selle, et ei jää selliseid vahesid neil sisse nii väga ja nad jäävad siis kokku jooksma nii-öelda need lained kõik. Ja muidugi tähtis on ka see, et igal sellel jaotusel, mis te teete, oleks siis see suund oleks sama. Mul läksid siis antud juhul kõik keerasin nii-öelda paremale poole juuksed tangi peale. Ja kui te olete paremakäeline, mina olen vasakukäeline, seepärast on see mul lihtsam võib-olla, et paremakäeline teeb võib-olla teistpidi, aga nad jooksevad ikkagi täpselt siis lihtsalt vastassuunas. Aga põhiline on see, et see kaldenurk oleks enam-vähem sama, et ta tuleb justkui siin üleval siis otse välja ja siis läheb selles suunas, et mitte küljega, mitte nii, mitte naa, mitte alla, mitte üles, et see on tähtis. Ja siis mida kõrgemale jõuate, seda rohkem eemata siis peanahast on. Loodan, see oli loogiline, et ei läinud väga keeruliseks see seletus. Aga jah. Ja mis me nüüd siis teeme, on see, et me oleme sellised suuremad need lahtikammind, kokkuhoidvad lained, eks ju, et nad jooksevad meil ilusti kokku. Ja mis alati selliste lokisoengute lahtikammimise juures on hästi lahe on see, või oluline isegi võiks öelda on, et kui tähtis võib olla selline laiade piidega kamm. Et kui ma hakkaks harjaga kohe tõmbama, siis ma tegelikult hakkan justkui omal koheselt ka seda lainet lõhkuma, eks ole. Aga me ennem tahan lihtsalt sellist tunnetust kätte saada, mis toimub, kuhu nad minna tahavad, mis nad teevad ja et oleks siis kõik ilusti nagu läbi kammitud. Ja ei oleks meil siis mingisuguseid sõlmi või pusasid või mitte midagi sellist siin sees, eks ju. Nii. Ja nüüd siis võime minna näiteks harja juurde, kus me hakkame siis andma mingisugust sellist tunnetust või sellist tekstuuri või elu asjale. Natukene sätin Margotit siin. Osan teda endiselt näha. Ja võtan siis oma sellise smoothing brush, sellise laia harja. Ja siis harjan need juuksed läbi. Ja hakkan neile juba soengut andma. Kui mäletate, ma ütlesin, et ma tahan kohe, et neil oleks selline suund kõik taha, eks ju. Siis nii ma teengi, et ma põhimõtteliselt võtame siis nüüd tavalise session spray. Piserdan seda lakki siia peale, väiksekihi. Ja siis harjan juba selle suuna nagu paika, kuhu ma tahan, et nad hakkaksid minema. Hästi pehment.
õrnalt. Ja mis ma saan veel teha, on selline kavalus, et nad teaksid, kuhu nad hoidnud peavad jääma. Ma saan teha niimoodi, et ma panen siia ühe mängukaardi ja väikse klambri. Olete kindlasti näinud ka erinevad moeshowdel, eks ole, miks need modellid käivad ringi, igasugused mingid luljad peas, on klambrid ja siis on mingid teibid ja siis on mingisugused kaardid ja paberid ja igast selliseid asju. Et see on nagu üks asi see, et aidata siis selle soengul nii-öelda paigale jääda. Et me anname juba suuna kätte, kõik läheb taha, see laks siis kuivab ära siia nii-öelda ja hoiab seda siis koos ja samas ma tahan, et oleks nagu ilus klaas ja sile, siis siit liiguksid kõrva taha. Nii et sama asja teen ma ka teisel pool. Vist ei hakka Margotit keerama või keeran? Ei keera. Ehk saate aru, mis ma mõtlen. Või kirjutage alla kommentaarides ruttu, kui tahate uuesti näha, siis Eliise ütleb mulle, et keera Margotit. Ei ütle. Ja kõik on selge. Tundub, et kõik on selge. Hetkel ei soovi keegi näha. Ja nende lainete puhul ka tasub seda silmas pidada, et üldiselt ikkagi kammida päris lõpuni välja. Et siis me saame selle kogu aeg jälgida ja hoida seda kuju, et ta läheks meil nii, nagu me tahame. Nii, natuke veel. Ja mul on siin sellised toredad Kevin Murphy mängukaardid. Et see on tore meelelahutus ka, eks ole. Saab soengut teha ja siis, kui nii kaua kui ootad, saad siis kaarte mängida. Jokkerit tuleb siis kõigepealt siia panna, muidu kaarte läheks äkki. Kas ma Risto võin küsida vahepeal? No, küsi. Mille põhjal sa ise tegid selle valiku, et sa praegu nende külgede tegemisel kasutad just tavalist session spray'd, mitte flexi? Ütleme niimoodi, et ma tahtsin tal natukene rohkem sellest tugevust anda, et ta hoidma jääks. Põhimõtteliselt toimib ka flex selleks, aga see session spray lihtsalt on kuidagi harjumuspärasem. Flex on nagu uuem toode ja mulle tundub, et ma saan sellega selle tugevama hoidvuse. Et ma küll pärast ju muudan soengut, eks ole, nagu ma rääkisin, aga ma absoluutselt ei karda. Olenemata sellest, kui palju ma seda lakki lasen siia. Mul on alati võimalus Kevin Murphy lakiga seda muuta. Kui isegi ma teen täiesti sükse silutud, väga tugeva nii-öelda laki kiivri pähe, siis ma tegelikult saan isegi seda veel kasutada ja mängida selle soengu hoopis ringi, nii nagu ma tahan. Et selles mõttes mul ei ole nagu mitte mingisuguseid piiranguid selles osas, mis teebki selle nii lahedaks. Ja selle toote nii heaks minu silmis, et Kevin on selles mõttes ikka geniaalse laki välja töötanud. Ma nüüd natukene silun seda, et kui te nägite alguses, siis ma õrnalt siin tupeerisin, eks ole, et saab seda kohevust siia peale. Et ma hästi vähekene silun seda tupeeringut siis. Et kui te näiteks kardate alguses nende kaartide ja kõige sellega, et siit kammima hakata, siis te võite ka niimoodi teha, et näiteks selle nii-öelda pealmise osa jätate üldse üles, setite need küljed paika ennem ja olenebki, kui palju te seda kõrgust siia tahate üles, et siis võite seda ennem teha, küljed paika ja siis tõmbate need ülemised lokid lained siia veel peale, et on veel kindlam siis niimoodi toimetada. Aga jah, nüüd ma siis nii kaua, kui need seal kuju hoiavad või natukene siis kuivavad nii-öelda need küljed, siis ma veidikene siin harjan veel neid lokke läbi ja tahan, et nad siis hästi sellise sujuva õrna laine tekitaks ja kõik jookseks omavahel kokku. Iga lokk ja loki ots. Varsti olen siin kõhuli põrandal võib-olla, aga et on muidugi öeldud ka, et mis siin ikka vaadata tead sellisest, et kaua võib neid lokke kammida, et umbes jauh ja lokid lained peas ja tehtud. Aga tegelikkuses on see, et siuke, kuidas see on, et devil is in the details, et kui sul on ikkagi nagu selline detailidele pühendud, siis jääb ta väga selline
ilus ja veatu ja püsiv ka. Mis ma nüüd tegin, oli see, et ma lasin natukene harja peale lakki, et veidikene seda veel siluda ja saaks nagu hästi puhtaks selle laine, et ta ei ole selline väga sõbrune. Ja üks trikk siis veel, mida teha, on see, et me võtame selle laki, laseme natukene ja lihtsalt selle lakipudeli pinnaga siis kuulutame nad veel omavahel kokku või rullime üle. Nii, põhimõtteliselt ma olen antud hetkel rahul, kuidas mul need küljed hoiavad. Ja selline ta sai. Kas on näha? Hästi selline kena, eks ole, siuke läige on mega ilus. Nüüd lõpus ma kasutasin peale seda flexi, eks ole, et siis tal on see läikefaktor kuidagi, ma ei oskagi öelda, mõlemad annavad läiget, aga selle Session Spray Flexi puhul see kuidagi nagu on eriti selline eriline. Ma tõesti ei oska nagu sõnadega kirjeldada, sest seda peab nagu nägema või tunnetama. Aga jah, siis kui see kõik on valmis, siis me võime klambrid ära võtta. Ja nagu te näete, siis ta tegelikult nagu hoiab oma kuju, et ilusti paigas. Võib muidugi seda alati veel rohkem panna ja veel rohkem nagu vasta siluda. Et siis ta saab nagu hästi sellise liiki ja silutud luki. Või siis mingi klambrid veel siia sisse panna või midagi sellist. Aga jah, põhimõtteliselt selline oleks siis meil selline esimene soeng. Eest ei ole nagu midagi. Et eest kaunistab nägu ja kuklast siis soeng, eks ole, selline vana ütluseks, et jah, siin on ka siis põnevam osa on siis külgedel ja kuklas, et kuidas need lained hoiavad. Kas teile meeldib? Hoidlad püsti? Minule väga meeldib. Ma kujutan ette, et kui paljud praegu meie vaatajate hulgast mõtlevad, et oi, saaks juba järjekorda võtta sinu juurde, et saaks ka ise sellise soengu pähe. Ja kõik session stylistid, kes meil session salonis on osalenud, need on tegelikult eelmine aasta, siis meil oli esimene kord, kui meil selline programm Eestis tuli. Seal oli siis neil ülesanne, et aja peale 20 minutit oli aega, tuli kõik algusest lõpuni valmis teha. Nii et tegelikult nende juurde saab ka täpselt samamoodi minna seda soengut püsima, nemad oskavad ka, kas neil on, ja ma loodan, nad on harjutanud vahepeal, et nad saavad isegi veel kiiremini kui 20 minutiga hakkama selle soenguga, et see on kõik on võimalik. Samamoodi see ajalimiit siis. Nii, kas on vahepeal mingi küsimusi veel tulnud? Ei ole, mul on tunne, et see on jälle see nagu Piibe ütles, et Risto teeb kõik puust ja punaseks selgeks. Keegi ei oska küsida midagi. Okay. No selge, siis on nii. Loodame, et on nii. Mitte ei räägi väga keeruliselt, et ei oskagi midagi küsida. Teine kord võib ka nii juhtuda, eks ole, et see. Mida ma nüüd teen, on see, et meie salongi juuksur. Ma töötan ka igapäevaselt salongis, eks ole. Ja me tegime siin ka, kui see isolatsiooni aeg ja kõik see hakkas, siis me tegime ka oma salongi lehel siis laive. Ja seal me siis üritasime ka anda selliseid nippe inimestele, kuidas siis toime tulla oma väljakasvanud juuksevärviga, et kuidas näiteks sättida oma juuksed. Et tutvustasime, kuidas teha et kuidas teha siis selliseid rätikuga näiteks mingisuguseid ägedaid soenguid ja samamoodi siis meie salongi juuksur Karolin demonstreeris siis, kuidas teha sükest võlts hobusesaba, mis annab sellise hästi pikkade juuste mulje ja mulle väga meeldis see kontseptsioon ja mõte ja korra tekkis ja see on ka lihtne, mis on nagu eriti hea, ka kodus hea järgi teha nii endal kui ka ma ei tea, ka kellegi teisel, kuidas iganes, et proovime siis järgi teha seda. Ja mis on siis põhimõte on see, et me tekitame sellise veekuju siia taha. Me võtame, ma tulen kohe teisele poole, siis ma näitan seda teist külge. Lihtsalt jällegi lakid, värgid meil siin sees, eks ole tooted, aga me saame seda väga edukalt välja kammida, nagu öeldud. Lihtsalt hopsti. Ja ma ei pannud ka väga palju, eks ole, kohe alguses. Aga tekitame sellise veekuju siia, kus me põhimõtteliselt võtame siis need juuksed, jätame selle keskmise sellise vee, jätame välja. Ma katsun selle ilusti siin jaotuse paika panna, siis ma näitan ka teile kohe. Mõtlen saab ka kammis natuke ilusam see lugu. Vahepeal Risto küsin.
Mari on küsinud vahepeal, kui kaua sul kulub selle soengu tegemiseks? No siin ongi, et ütleme, ma ei tea, palju meil praegu kulus. Mingi... No me oleme siin kuskil 40 minutit olnud juba. Tundi? No ma arvan küll kuskil poole tunniga äkki. Tegelikkuses on see, et kui sa nagu tõsiselt tegutsed, siis sa peaksid saama selle 20 minutiga tehtud. Et see ongi mõeldud sellise 20 minuti lukiga. Et Massimo seal Madridi selle Bridal Weekil või Fashion Weekil võib-olla natukene tegi teistmoodi, aga see sai kohendatud siis ringi selliseks, et oleks tehtav 20 minutiga. Nii et sisuliselt on salongis täiesti võimalik ja ma arvan kodus ka. Et ei ole nagu midagi ju väga keerulist tegelikult siin. Lihtsalt andagi juba selle, nagu ma ütlesin ennem, eks ole, fööniga ja tangidega anda suund kätte, kuhu need lokid minema peavad ja siis nad täpselt seda ka teevad. Ja sinna lähevad ja ei olegi lõpus muud, kui lihtsalt harjata läbi ja ongi valmis. Nii, nüüd ma jõudsin vahepeal siis oma selle jaotuseni. Ja põhimõtteliselt, mis ma teen, ma tahan, et oleks ikkagi siis kõik taha, ma ei hakanud Eesti isegi väga palju sealt lahti kammima, eks ju, aga ma tekitasin siis sellise veekuju siia kuklasse. Et jätsin siit pealaelt siis väikse osa juba välja ja tekkis selline vee siis. Et tagant oleks niimoodi, et kui ma siit üles panen, siis ma loodan on näha, et veidikene läheb siit külje pealt kõrva taha nagu. Et põhimõte on see, et siia jääks ka natukene juukseid, et mis aitavad meil siis varjata seda väikest alatut pettust, mis me siin korraldame selle juukse pikkusega. Aga põhimõtteliselt ma siis harjan seda ilusti või kamminda kenasti läbi, et oleks meil siin ilus, paistab kõik võrdne. Ja siis võtame lihtsalt selle, mis ma enne ette valmistanud. Üks hetk. Teen omale väikse elastiku ka. Hästi palju kasutame nagu ise, mitte neid patsikumme niivõrd palju, aga just nimelt sellist elastikpaela. Et nende soengute puhul, et ma antud juhul ka saab täiesti tavalise patsikummiga ka loomulikult, aga mul on kuidagi nagu käepärasem see, et siin olles otse eetris näeb ilusam välja ka, kui on selline professionaalsem asi, eks ole. Nii et. Kas on vahepeal veel mingi küsimusi tulnud? Hetkel ei ole. Aha. Selge siis. Aga hoidke neid küsimusi tulemas siis. Jaa, sest et ma näen praegu meiega on tegelikult inimesi liitunud ka vahepeal. Korrutan jälle üle, palun kommenteerige, kirjutage meile, öelge meile tšau. Tänu sellele siis osalete loosimises ka. Jah, lehvitage, saatke südame. Laivi lõpus me kuulutame kindlasti auhinnad välja ka, mis me välja loosime. Appi, Margotil tuli pea otsastena. Otse eetris. Oi, Margot. Nii, aga mis ma siis teen on see, et ma justkui harjangi siis juukse kokku, et lihtsalt hakata nagu tegema sellist tavalist hobusesaba. Et ta ei pea olema perfektne, kui võib olla selline sasune, täpselt selline, nagu te ise nagu ette kujutate, ta võib olla väga silutud, aga mis nagu Karolin ütles, kes siis nagu seda tutvustas esialgu seda soengut, oli see, et lokkidega kindlasti ta näeb efektsem välja ja ma olen sellega täiesti nõus. Ja teiseks on see, et teil on nagu võimalus natukene nagu oma vigasid peita nagu ka lihtsamini, kui on need lokilained sees. Vahet ei ole, kui tugevad nad siis on, aga mingisugune nagu selline pend või selline laine võiks nagu olla, et see aitab siis. Ma lihtsalt kogun nad kokku. Võin jällegi natukene anda siia lakki. Ja lihtsalt vaba käega tõmban nad kokku, et mitte nagu väga-väga perfektne, aga samas suht koht. Nii. Hoiame siit kinni. Võtan korra ette ka, kuidas ma tundub. Tahan, et see oleks võrdlemisi kõrgel see hobusesaba. Siis sellega me tegelikult saame siis sükse efekti, et paistavad need juuksed nagu veel pikemad. Siis ma lihtsalt, ütleme, nagu öeldud, teie saate teha seda täiesti tavalise patsikummiga. Ja et oleks lihtsam, ei peaks siin väga müttama, siis ma teen seda selle elastikpaelaga. Keerutan paar korda ümber ja tõmban ta pingule.
seejärel annan siis sellise, teen nagu silme peale siia, fikseerin ära. Pinge säilib. Ja loomulikult siis, kui ma teen ühe veel, tavaliselt me teeme selline topetsõlm siia, siis ta kinnitab juba ise ennast ära. Ja lihtsalt tõmban ta kinni ja kui ma lähen, kui te märkasite, siis ma tõmbasin mööda pealage, et mitte siit ülevalt, vaid mööda pealage, et ta siis ei muudaks mul seda asukohta. Et antud soengu puhul see võib-olla nagu nii elutähtis ei ole, aga näiteks kui midagi muud teha, siis on see ikkagi oluliselt võib muuta teie sellist lõpptulemust, kui te siin selles kohas hakkate natukene suundasid muutma ja pinget muutma. Nii et jah, ühesõnaga teen siis veel ühe sõlme siia peale. Fikseerin ta ära. Kas ma vahepeal, Risto, võin tervitused ette lugeda? Tervita, jah. Ja Monika, Maris ja Kirsti ja Lüüne tervitavad meid, ütlevad meile tšau ja hei. Tervitame teid kõiki vastu ka. Väga tore, et olete meiega, et väga tore, et te märku andsite endast. Ja siis on küsimus ka, et kuidas tavalise hobuse saba sidumisel elastikpaelaga saab kõik väikesed ja lühemad lendlevad juuksekarvad kinni? Siin ongi, et kas te lasete siis oma sellisele harjale, lasete lakki peale või siis kui te siin tõmbate siis neid kokku, siis samamoodi annate õrna sellise lakikihi ja lihtsalt harjaga siis tõmbate nad tasa. Et Session Spray nii flex kui ka siis tavaline on selles mõttes hästi mugavad kasutada, et nad on sellised nagu märglakid. Et ma ei mäleta, kas me oleme varasemates laivides, ja me vist ikka rääkisime küll sellest, et kui me näiteks laseme lakki juustesse, eks ole, kui ta on hästi selline lenduv, siis me piserdame ja ta on igal pool, eks ole. Siin selle laki puhul me saame anda talle konkreetse suuna. Antud juhul isegi oleks nagu eespoolt hea lasta. Ja samas ta on niiske, ta on raskem lakk. Ta läheb meil täpselt sinna, kuhu me nagu teda sihtisime. Ja samas, kui me laseme lähemalt, siis ta on märjem. Ehk jääb see nagu siuksem siledam, läikivam ja nii-öelda kleepuvam pind, eks ole. Et ta on hästi siuke märg efekt, ütleme nii. Ja kui me laseme kaugemalt, siis ta jõuab juba kuivada ja samas selle juuksega kokkupuutel on ta ikkagi veel niivõrd plastiline, et ma saan lihtsalt käega üles siluda ja tegelikult saan need juuksed siia kaasa võtta. Et mis on näiteks veel teine trikk, kui teil jäävad siuksed nagu mügarikud või sellised väiksed pampid, et kui te pole saanud päris hästi kammida välja, siis on see, et võtate sabaga kammi ja lihtsalt lähete siia selle mügariku juurde ja lihtsalt silute selle, toote selle lähemale. Kusjuures see on väga äge, nüüd mina teen seda kogu aeg. Ja see lükkab selle säbru võib-olla kas siis täitsa sirgeks või natuke see hobuse saba lähemale, et kui te nagu juuksed lahti sätite, siis siit on ilus sile, puhas. Ja see koledam osa on siis siin all peidus, et saate ka väikse vigade paranduse niimoodi teha. Ja siis ka lihtsalt lasete, ütleme, lakki peale ja kammingi sabaga saate ka, et kui teil on väga sellised jonnakad, sellised loki või sellised salgukesed, mis kohe kuidagi ei taha alluda ja patsi jääda, siis saate ka niimoodi teha, et siis need sisse töötada. Aga mis ma siin vahepeal saan teha, on see, et ma jätsin need elastikuotsad siit välja. Seda arvatavasti on näha või on? Ja. Ja lõikame need siis ära. Et muidugi me võime need siia ümber keerutada, vahet ei ole. Aga lihtsalt, et ilusti viimistada siis. Ja see sõlm, ütleme, kui te kasutate näiteks seda meetodit, siis ta võiks olla alati allpool, et ei tekiks selliseid nii-öelda jänku kõrvasid, et need jäävad need otsad siia püsti turritama. Ja mitte väga lähedalt sellele sõlmele siis lõigata, sellepärast, et muidu see kuna see kumm on pinges, eks ole, te tõmbate võib-olla liiga pingesse, lõikate maha ja siis lihtsalt tõmbab ennast tagasi kumm ja jääb siis laiali kõik selle patsi. Nii, aga kui siia on tehtud, siis ma võtan oma selle texture foam'i. Kergelt siis harjan ta uuesti või kammin ta läbi uuesti. Ja ajan need veits laiali. Iseenesest, mis me tegelikult veel korra saame teha, mis oleks küll mõistlik. Meil vist aeg on. Ja, aeg on. Ei pea üldse muretsema. Vahepeal me oleme kiita ka saanud. Aver ütleb, et väga mõnusad soengunipid ja tänab meid. Või sind siis antud juhul. Ei saaks seda teha ilma sinuta. Mis sa nüüd?
ja Grete ja Krista annavad märku, et nad on ka meiega ja Maria veel kirjutab, et kamminipp on väga hea. Märga lakki kasutan ise ka, jätab hea naturaalse luki. Ja ütleme, kui me tahame näiteks selle patsi veel ära peita, tulen natuke lähemale, siis tegelikult on niimoodi, et võtame ühe väikse salgu ja hakkame seda keerutama ümber ja lõpus siis, kui hakkame juba lõpule jõudma, siis anname siia veidikene lakki ka juurde ja saame siis vajutada lihtsalt selle alla, et kui siledaks või klaaseks te seda tahate, te võite seda ka föönitada veel natukene, et see lakk kiiremini ära kuivaks, aga mina ei tea, minu arust toimib nii päris hästi, et ilma igasuguste klambriteta saame ta ilusti siia nagu ümber siis on. Ja kui te nüüd hoolega vaatate, siis te näete mul seda pettust ka siin all. Üks hetk, natuke pead, hopsti. Et näete, siin all on siis see vee osa, mis ma välja jätsin ennem, eks. Ja kui meil need juuksed siia peale langevad, siis meil justkui jääb selline mulje, et meil on selline hästi pikk koguse saba, on ju. Aga tegelikkuses on siis lihtsalt osa juukseid siia alla jäetud. Muidu tema see tegelik pikkus põhimõtteliselt lõppeks juba siin ära, aga vaadake, kui palju me saime nagu seda lisapikkust anda hobusesabale ja siin on ka sellised peened otsad. Et muidu oleks siiamaani hobusesaba, aga nüüd on siis siuke hästi pikk. Nii et Karolinil oli see väga lahe selline nippetrikk, nii et saate ka vaadata. Ja iseenesest seda võib ka natukene rohkem selliseks kohevaks ajada ja sassi ajada ja laiali, et siis aitab veelgi rohkem nagu petta seda, et võib-olla muidu kui liiguta, siis on nagu näha, et siin see mingi vahe nagu on. Et näiteks väga hästi sobib selleks, kas siis Fresh Air, mis oli meil siis selline, annab ka sellist kohevust ja natuke aitab tekstuuri anda, aga põhimõtteliselt ta on siis kuiv šampoon. Aga saate sellega ka siis üks mõnusa tekstuuri siia sisse anda. Ja natukene nagu kohevamaks ajada siis neid. Mina olen proovinud omal nahal siis kõikvõimalikke kuivšampoone ja ma täiesti ausalt tunnistan, et Fresh Air on minu lemmik. Ta jätab juukse nagu nii puhtaks ja kuidagi nii mõnusaks selles mõttes, et ma ei tunne hiljem, et mul oleks peas mingit toodet või midagi rasket, et on tõesti mõnus ja kerge. Natuke veel lakki ka peale. Et võid siia ka natuke sellist ära anda ja ongi meil selline fake hobusesaba. Kuidas tundub? Meeldib? Mulle täiega meeldib, väga äge nipp. Pealt ka näha, seda võib nii kõrgeks ajada siis, kui tahad, võib-olla ka mingi klambriga veel. Praegu ta on selles mõttes ka lahe, et tal on justkui siit on nagu seda vahet näha. Tõesti teie seal kaamerast näete, aga siit on nagu seda vahet näha, justkui oleks nagu oma juuksed ja siis tagant nad ka kuidagi, kui sätitud ja lokitatud on, siis nad haakuvad kokku, et ei ole näha, et siin on siis kaela peal ka juba veel juuksed, et need ei ole patsi sees. Et jah, selline siis. Nii et Karolin tuli väga ägeda lukiga välja. Ma ei tea, kus ta nägi, kas ta ise mõtles välja, ma isegi veel ei küsinud, aga igal juhul tervitused siis Radri Ilusse sulle, Karolin. Ta vist on tööl ka täna. Tema veel ei näe seda, ei vaata vist meid. Aga jah. Nii et selline. Küsimusi rohkem? Hetkel ei ole, aga tuletan veel kord meelde, et kes meid ka hiljem järgi vaatavad, et siis kindlasti lisage omalt poolt ka kommentaar. Et hiljem saame siis teile ka miskit välja loosida. Nii, ma vaatan, aeg on jooksnud täiesti märkamatult. Mari veel kirjutab meile, et seda soengut peab küll järgi proovima. Väga äge. On ju, jumalast. Ja, absoluutselt. Et igasuguseid kavalaid nippetrikke on olemas. Nii, nüüd ma võtan siis selle lahti. Hästi ettevaatlikult lähme siia selle vahele ja lõikame siis selle elastiku läbi. Kas Risto, ma võin vahepeal, Maria on küsinud, et palun näidata, kuidas klambriga saab hobusesaba kõrgemale tuua. Ma juba tegin lahti. Just, sellepärast ma ütlesingi, et oota. Põhimõtteliselt, mis on see, et te tõstate selle saba osa üles, oletame, siin on teil pats. Siis te võite näiteks lükata need juuksed üle. Nii kole pusserdis mul siin, kõik on siin juba. Lihtsalt demonstreerimise mõttes. Siis võtame näiteks ühe klambri. Ma ei hakka seda uuesti sabasse praegu panema, sest ma tahan veel ühte asja ruttu teile näidata. Aga põhimõtteliselt siis võtate tavalise klambri
ja ei hakkagi seda üldse lahti nokkima. Tegelikult need enamik nendest nii-öelda klassikalistest juukseklambritest on siis mõeldudki niimoodi, kuidas nähagi üldse on jele, et need ei peagi lahti nokkima. Seepärast, et kui te selle nagu väga laiali tõmbate, eriti veel suust läbi ja see asi pole mulle nagu kunagi väga meeldinud, et kui juuksurid teevad sellist asja, et pigem ikkagi, kui vaja, siis teha sõrmega lahti ja pista sisse, aga kõige parema ja tugevama hoidvuse saab tegelikult niimoodi, kui te lihtsalt võtate selle klambri, sätite ta siia paika ja näiteks ütleme alt lähete ligi, keerate ta niimoodi ja surute ta kergelt siia mööda seda saba sisse. Ta jääb piisavalt tugevalt hoidma ja kui see patsi lased alla, siis ta jääb selle peale toetuma, et kogu see pats on siis veidikene kõrgemal. Kindlasti muidugi tasub seda nagu asetust veel täpselt nagu järgi tunnetada, et kui teil nagu see väga vastu pead surub, siis kindlasti oleks mõistlik korra välja võtta ja uuesti proovida, sest et see ei tohiks nagu olla väga vastu pead. Et miks meil, ütleme, Kevin Murphy näiteks pooldab ka väga palju selliseid elastikuid ja pigem selliseid alternatiive siis klambritele ongi just nimelt see sama asi, et kui on modellid ja kliendidki, et kui on sellised pika päeva soengud ja asjad, siis need võivad olla valusad, võivad pea jätta valutama ja katsu sa siis reisida, lähed sinna lennuterminali, ükskord saad siis lennujaama, siis pead hakkama sa turvaväravates piiksuma ja seletama, et miks sa piiksud ja mul on klambrid peas. Et näiteks selle järgmise trikiga, mis me teeme, on ka nagu väga hea point siis just, mida edasi anda, et meil ei ole alati klambreid vaja selleks, et saada mingisugust ägedat üles pandud soengut. Ja nagu eelmine kord ma siin välja reklaamisin, siis me nüüd hakkame õmblema. Me õmbleme selle soengu pähe. Võtame klambrid. Ma loodan, et meie vaatajad väga ei pahanda, kui me siin ajast üle lähme, sest ma vaatan arvutult, kell jookseb. Jah, 2 minutit veel laivi lõpuni. Kellel hakkab väga kiire, siis alati saab meid järele ka vaadata. Täpselt, me teeme ikka selle soengu lõpuni, nagu me mõtlesime. Aga mis me siis kõige alustuseks teeme on see, et jällegi jaotame siis kõik laiali, ma jällegi teen siis, ei hakka seda kuju väga muutma ja moonutama, et kõik tuleb siis suunaga taha, eks ole. Nii, ja siis võtan ma, kohe kui ma üles leian, meie nõela. Kui on näha. Ja meie niidi. Meil on siis, Kevin Murphy'l on olemas siis sellised õmbluskomplektid, sewing kit. Ja see ongi just nimelt siis selleks, et saaks soenguid õmmelda ja ma võtan siin niidi esialgu niimoodi, et on siis põhimõtteliselt käepikkune. Siin on see ots, eks ole, nii pika jupi. Siis ma lõikan selle läbi. Hops. Ja tegemist ei ole siis tavalise, ütleme, õmblusniidiga, vaid see on siis siuke linane niit. Ta on suhteliselt paks ja samas ta on hästi haakub juuste külge. Nii et see teeb selle soengu tegemise väga mugavaks. Et tavalise niidiga ta ikkagi ei oleks nii tugevat kinni hoida, kui on väga paksud juuksed ja samas ta on nii peenike, et läheb sõlme ja jube keeruline, eks ole. Et kas see õmblusniid või vahest kasutame ka seda elastikpaela, mis mul ennem oli. Ja mis mina tavaliselt tegin, oli see, et ma tõmbasin sõrmede vahel ta läbi. Sest kui te nagu näete, siis ta on päris selline, kui nad on selle papi peal olnud, eks ole, siis ta on siuke vetruv või oma mingi kujuga ja seda me ei taha. Seepärast see hakkab meil, kui me tahame väga puhast tööd teha, siis iga selline sõlm või pend, kui me selle nagu tõmbame siit läbi, siis ta ajab meil ka soengu sassi, nii et seda me ei taha. Ja vanasti tõmbasin läbi sõrmede või küünte, aga see tegelikult küüntele nagu ei mõjunud hästi ja ei mõju hästi, need ei ole tööriistad, eks ole, tasub silmas pidada. Ja Inglismaalt siis Stylemaster Sarah näitas väga ägedat nippi, et võtate selle oma kurenuka, eks ole, ja lihtsalt tõmbate selle siit üle. Just kui nagu teeks seda jõulupakki pakiks. Ja kohe on ta siuke pehme, oluliselt pehme, vetruvam ja ei ole mingisuguseid sõlmi ja murdekohti siin tugevalt sees, nii et super trikk. Samas, kes mingid peened patsi asju tahab kinni panna või siukest peentööd teha, siis saab niimoodi keerutada ta lihtsalt, et tal seda haakuvust on piisavalt, et saate ta lihtsalt niimoodi siia tõmmata niidi sellest silmast läbi, eks ole, ja keerutada ta siia külge ja siis ta tegelikult jääb ka ilusti hoidma, et teil ei ole mingid sõlmi, mis võivad siis nagu ära tulla. Või teete siis sellise klassikalise sõlme sellele. Nii, nüüd pöörame Margoti niidi.
Nüüd teeme siis siukse triki, et ma tahan talle põhimõtteliselt siukse üles pandud soengu justkui teha. Aga siukse natuke sasuse, natuke sellise loomuliku ja ma lihtsalt tekitan siia mingisuguse vormi tal kuklasse, mis mulle enam-vähem meeldiks. Lihtsalt võtan vabalt käega ilma igasuguse suure planeerimiseta. Natuke vist peaks seda kõrgemale tõstma. Kuidas tundub, Eliisa, on ta ilusti kaadris? Niiviisi on täitsa ilusti. Nii. Sätime siis kõik ära. Vaba käega tõmbasin paika, eks ole. Ja siis hakkame heegeldama siit. Lihtsalt lähme siit sellest põhjast läbi. Esimesel korral jätame väikse siukse jupi välja. Võime samas kohas tagasi minna, me võime kõrvalt minna ja natukene nagu surume selle juukse põhjast ka läbi, et me tunneme, et justkui see mingis hetkes või momendis jookseb ka mööda peanahka. Päris koomale ei tõmba veel, sest me siit on sellega lahtine, eks ole. Et me peaksime käima siin niimoodi paar ringi, et see niit siis võtab juba ise haakub ennast külge ja me saame siis sellise tugeva baasi siis luua oma sellisele soengule. Teeme ühe korra veel. Nii, ja nüüd võin juba natuke tugevamalt tõmmata. Hops. Ja näete, see on mul endiselt siin alles. See väike niidike, eks ju. Ma valisingi musta värvi niidi sellepärast, et oleks nagu lihtsam võib-olla teil kodus jälgida, et meil on tegelikult on siis saadaval seda niiti 3 tooni seal komplektis, et on blondidele juustele, hele valkjam, siis on seesama must ja siis on ka selline vahepealne pruun toon. Põhimõtteliselt, mis me teeme, siis on see, et me lihtsalt siis selle antud soengu puhul lihtsalt heegeldame ta siis või käime siis läbi ja stitchime või õmbleme siis selle põhja kinni. Ma vahepeal Ista loen sulle ühe kommentaari ka ette. No. Kristiina on öelnud meile, proovin kindlasti ka seda hobusesaba soengut teha. Väga äge ja tänud kuivšampooni soovituse eest pole siiani õnnestunud veel sobivat leida, nii et järgmiseks proovin Fresh Airi ära. Ma absoluutselt kindlasti soovitan. Ta on tõesti nii kerge, et kui ma teistega olen tundnud varem, et kuidagi juuks on raske ja ei ole meeldiv, siis sellega ei ole absoluutselt sellist tunnet. Nii, kas on näha? Põhimõtteliselt on ta meil mingisugune vorm on antud, kui on paigas, me võime siit seda sikutada, sakutada, meil on soeng on ilusti paigas, eks ole. Tundub nagu tagant vaates midagi on näha ja on ka täitsa kena. Nüüd, kui ma tahan näiteks mingisuguse kohti nagu rohkem sisse tõmmata, ütleme, lähen siit korra läbi, sest ma ei taha näiteks, et see väga paistaks. Aga näiteks mul on siin siuke laine koht, eks ole, mis mulle ei meeldi. Siis põhimõtteliselt, mis ma saan teha, on ma lähen siit, siin on mul see juukse põhi, eks ole, kui on näha, lähen siit selle nõelaga siia ligi mööda peanahka ja siis jällegi siit põhjast läbi ja tõmban siis selle täpselt oma siis nii kinni või lahti, kui mul tahtmist on. Ja on mul see siis jälle fikseeritud. Sellega saab teha, nagu ma olen isegi teinud klientidele näiteks ka puhas sellist krunni näiteks, et lihtsalt heegeldate kinni, et on ka see elastik seal sees ja siis pärast võtad need salgud, aga saab nagu ideaalselt sükseid asju teha. Siis ma korra lükkan tõesti ära. Mul oli siin ka teine nõel, mida enam ei näe, mis on kurb. Läks seda väga vaja. Et mul on alati neid nõele puudu, kes on mul see juuksuris käinud, teab ka kogu aeg, kui mingi nõele otsima käib, aga neid on mõistlik, kui neid on mitu. Ja komplektis on ka 2 tükki, et see on hästi hea, et üks jääb siia pähe, ma saan seda veel kasutada, eks ju. Aga teisega näiteks siin ka juba järgmist trikki tutvustada ja mis on minu arust ka nagu kihvt on see, et kõikidel selliste soengutel on võimalus nagu näiteks võttagi, et eest need juuksed. Ma jätsin siis selle keskosa või eestosa ju lahti, panin klambritega siin eraldasin ära, aga ma saan võtta selle salgu näiteks, tõmmata selle siit silmast läbi, lihtsalt vaadata, kuhu ma tahaks, et ta nagu läheks. Tuua sellega siia omale soengusse. Ops, siit võib-olla tahame natukene siis kohevust anda. Muidugi need ei saa nagu väga paksud olla, aga see
nagu see nõelasilm on. Et noh, nad ei pea perfektselt ka minema, et näete, mul siin natuke võib-olla on sasune, eks ole. Et see on jumalast okei, sest et tõmbame ta siit läbi ja see saab jälle siledaks. Te võite teha on see, et te siis hoiate seda salku kinni, et ta teil võib-olla nagu liiga lamedaks ei tõmba ennast, kui te eelistate volüümi ikkagi jätta. Siis võite siit natukene sätitada seda. Või ma ühega veel näitan, äkki keeran korra Margoti ka. Ma ei tea, kui hästi näha oli. Elisa, oskad öelda? Mina nägin täitsa ilusti. Okei. Võtan korra ära. Et lihtsalt sätitan selle siia vahele kuskile. Siin on mul see salk, eks. On siit läbi läinud. Lükkan ta siit sisse. Teiselt poolt tuleb niit välja. Võin siis veel toestada, eks ole, nagu ma ütlesin, ja lihtsalt hopsti, tõmban ta siis soengusse endale. Ja saan siit veel siis seda kohevamaks sättida või mitte, kuidas mul siis nagu see vajadus või plaan on antud hetkel. Jällegi aja kokkuhoiu mõttes ma võtan nüüd lihtsalt selle esimese ülejäänud, esimese osa väikse beebijuuksed jätan talle siia, kuigi neid ei ole väga. Nendel nukupeadel, et on suht selline konkreetne juuksepiir. Aga et noh, saab hästi loominguline olla nende soengutega, et see mulle meeldib ja seda on, ütleme, mina ei olnud nagu kunagi varem näinud, et sükest asja saab teha. Et mis nagu hästi brändi juures võlus oli, et noh, see oli tõesti siuke vau, et sa saad soengu pähe õmmelda ilma, et sa peaks mingit klambreid panema ja noh, me kõik teame, et juuksurina, et on neid, kes on väga sellised soengute peale spetsialistid, teevad imelisi puhtaid soenguid. Teistel jah, ma võin seda teha, aga see ei ole mul lemmiktegevus. Ma võib-olla meeldibki rohkem selline sasune natukene või siuke loomulik. Et noh, muidugi pruuti või kedagi tehes siis kindlasti lähtud, mis tema soovib, eks ole, ja teed selle töö ära muidugi. Aga lihtsalt, et on mingeid eelistusi või asju, mis sulle nagu rohkem meeldib. Kas või niisama, kui on iga õhtu mängida või sättida juuksed, siis jah, saab ka seda teha, et lihtsalt siukseid ägedaid, kreatiivseid soenguid luua. Ja nagu öeldud, me oleme ka siukseid puhtaid soenguid teinud, et saab sellise klassikalise banaani teha, mida iganes, et fantaasia, sky's the limit, ütleme nii, et kõik variandid on võimalikud. Ja mul tuli see ots ära, aga sellest ei ole midagi, ma saan seda tagasi panna ja ütleme, kus jällegi, kui mul oleks siin sõlm seisnud, siis see oleks võib-olla meil siin kiskunud kaasa juukseid sealt, kust me ei taha, on ju. Seda lihtsalt võib pikemalt kinni keerutada ja nüüd ma teen siis sükest pigem juba peenhäälestust põhimõtteliselt, et kui te sellest taha näete, siis selline on ta meil siin praegu ja saame siin teha sükest peenhäälestust siis. Aga põhimõtteliselt ma olen nagu enam-vähem rahul, kuidas ta meil siin välja näeb. Nii et ma jätan siit väikese aasa välja. Tulen teiselt poolt tagasi läbi selle põhja. Pea ees ei ole, ma loodan. Ja siin on siis see nõela ots. Nüüd ma võtan selle aasa ja käin siit 2 korda läbi. Keerutan ümber justkui. Ja siis tõmban niidi järgi. Hops. Ja tõmban tugevalt kinni ja seda meie nimetame siis põhimõtteliselt selliseks blanket stitchiks või ma ei tea, on see eesti keeli olemas ka siukese nagu see tekiõmblus. Ühesõnaga põhimõtteliselt nagu lõpetusõmblus või see sõlm. Võib veel igaks juhuks teise teha, aga kuna ma selle suhtkohti ikkagi võtan lahti pärast, siis ma ei hakka siin väga tegema, aga lõikan ülejäänud niidi ära. Jäi ka siia teisele poole hästi pisut. Selle võin ma ka ära võtta. Et siin ongi, et alati siis koju kliendile või ise, kui teete, jätke meelde, kus te selle lõpetusi tegite, et sisuliselt, kui see pärast see sõlm nagu läbi lõigata, jällegi ettevaatlikult, eks ju, et juuksed ei lõika. Et pärast, kui see sõlm läbi lõigata, siis on tegelikult see soeng suht lihtne nagu laiali arutada, et lihtsalt hakkab ta siit sirinal jooksma, eks ole siin. Ja põhimõtteliselt võimegi siis, mis selle soengu puhul on nagu äge, on see, et nende õmbluste puhul, et ma saan lihtsalt tõmmata siit siukseid juppe välja, mis mulle nagu meeldivad. Või efekti luua. Ma ei pea nagu selle pärast muretsema, et oi, nüüd jookseb klamber ära ja siis kõik see põhi on ju tuleb ära lahti. Et tegelikult on nagu, kõik on ilusti paigas ja tugevalt kinni. Ma saan isegi siin külgedelt tõmmata mingisuguseid juppe natuke rohkem lahti, et selline hästi armas ja romantiline laine jääks. Ja mis siis veel toodetest näiteks on meil Touchable,
mis on siis selline vaha, et võib siia kasutada ka seda do-overit või mida oleme hästi palju varem kasutanud või ka bedroom hair'i, et sellist sasuefekti nagu veel esile tuua. Mulle meeldib ka see touchable, sest ta on siuke vaha, eks ole, ma saan natukene anda sellist eraldatust ja samas sprei vahana on tal ka siukest läiget juba jällegi sees ja hoidlust, et võib-olla ma ei taha lakki kasutada, tahan, et oleks hästi siuke, nagu nimigi tal ütleb, ta on touchable, on ju. Et siis saab ka siukest hästi lihtsalt sätitavat, et ta ei fikseeri teda nagu lõplikult ära, eks ole. Aga et saab seda siis nagu veel muuta või sättida või kujundada nii nagu parasjagu soov on. Ma vahepeal loen ühe kommentaari ka ette. Risto, sa said kiita jälle. Moonika kirjutab meile, et nõelaga juuste heegeldamine on täielik müstika. Nii äge, aitäh! On ju, tõsiselt äge. Jaa, absoluutselt. Seda nagu palju ei ole. Et jah, kindlasti tasub uurida seda või mõelda natukene selles suunas ka, et mida kõike põnevat annaks sellega teha. Ma vaatan, mul siin on mingisugune jõnks, mis võib-olla Eesti pruugi väga hea välja näha. Siis ongi hea näide sellest, et võtan selle klampri, eks ole. Ma ei pea teda isegi lahti tegema. Ma lihtsalt sätitan need juuksed, mis mul siin ei meeldi. Ma vist ikka natukene teen lahti, sest on natuke lai siin, aga põhimõtteliselt sätitan nad siia vahele. Lükkan selle otse ja lihtsalt sätin ta siia soengusse sisse. Ja ma saan juba anda siia natukene sellist tõmmet ka. Vahepeal kuskilt vaja jällegi välja tõmmata veits, aga põhimõtteliselt on ju see mõte on kihvt, et kogu see soeng siis sai tehtud ühe klambriga põhimõtteliselt ja natuke see niidiga. Nagu öeldud, siis sinna mannekini pea peal ei pruugi need alati kõige lahedamad olla need beebijuuksed, aga jah, saame need ka näiteks selle sama do-overiga, millest ma rääkisin. Saame siis need ka natukene nagu rohkem, ta on siuke tihendav puuder sprei, eks ole, et saame siis ka siukest nagu tihedust anda juurde ja natukene ka neid hõljuvamaks teha, et nad ei oleks siuksed pulgad sinna. Spreitame lihtsalt peale ja siis sõrmega natukene sätime kujusse. Või jällegi täpselt see sama mõnus efekt, et kui te ikkagi mõtlete, et see jääb välja nagu rokoko lokk, eks ole, võtate selle salgu, panete läbi nõela silma. Muuseas, mis ma siin tegin veel ka selleks, et see oli ka saeralt hästi tore trikk oli see, et selle kammisabaga lihtsalt õrnad heegeldasin siit väiksed juuksed välja, et ei oleks ka nagu liiga selline ühtne selline salk siis, mis on tõmmatud. Aga põhimõtteliselt lihtsalt sätin ta kuskile, kus mul tundub, et see nagu võiks sobida. Ja tõmban need kinni. See oleks liiga selline. Nuku peatel tõesti ta jääb nagu natuke võib-olla tõesti rokoko, et ei jää siukest väga moodsat muljet. Natukene juukse piirile anname ka sellist elu sisse. Palju ta selliste soengutega saab siukest massaaži teha nagu veel pärast lõpetuseks. Ta hoiab ilusti, tal on see baas on tugev. Ta on tegelikult siuke päris äge, ma arvan. Väga ilus. Ta tundub ka siuke hästi romantiline, selline vaba ja lihtne. See lokk on ka kenasti siin sees. Nii, aga põhimõtteliselt siis saime selle soenguga presenteeritud. Markot on rahul, meie oleme rahul, ma loodan. Nagu ma kuulsin, siis teil oli ka selliseid mõtteid, ideid, trikke, lippe, mis te saite tänasest laivilt, et selle üle on suurim hea meel. Ja põhimõtteliselt siis soengute tegemisega on siis kõik. Nüüd siis, mis me saame veel teha, on äkki siis kuulutada välja, mis me siin pakume täna veel toodetest on ju, või auhindadest, mis laivi lähevad või loosimisse lähevad, aga ma toon ise ka korra ekraanile, nii et ups. Oled sa tagasi? Jah, see. Nii, hakkab siis juba kuulutama või? Jaa, mina.
Tänase laivi puhul siis loosime välja Sessionsberry Flexi, mida Risto vist praegu ka kasutas, on ju? Jah, tükke mini. Ja, mini. See on nagu tegelikult super kogus, et kotti panna ja endale kaasa haarata. Nii et just. Mega hea. Siis järgmisena Anti-Gravity. Anti-Gravity on siis sellises keeli formaadis ka, kui te mäletate laivis. Siin on mul küll Maxiwash, et mul seda Anti-Gravity keeli väikest ei ole, aga põhimõtteliselt on ta siis sama suurus. 30 miljonit, jah, 40. 40 liitrit. Jällegi, täpselt samamoodi saab ka põhimõtteliselt kasutada nagu seda spreid, et lihtsalt niisketad juustesse, masseeritada sisse ja toimib väga kenasti. Ja lõpetuseks Kevin Murphy imeline nokamüts. Suvi on tulekul ja ma olen näinud piltide pealt, Risto, et see on üks su lemmikasju, mida kanda. See on üks mu lemmikasju, mida kanda ja mulle nagu vähesed nokamütsid sobivad, mulle nagu tundus, et see nagu läheb. Siis ma olen seda päris tihti kasutanud. Nii et äge. Mitte, et ei saa küll seda konkreetselt, see jääb mulle. Aga saate teise? Saate jah, selle teise. Nii et siis kommenteerige, kui te järelvaatamise olete ka, siis ja järgmisel sellel neljapäeval, täna on teisipäev, järgmisel neljapäeval saab siis teada ka võitja ja see läheb siis arvatavasti selle laivi alla kommentaaridesse. Ja, just. Nii et siis hoidke järgmine neljapäev silma kapi ja edu teile. Tänane laiv küll paraku on meil siis sellel hooajal vist siis viimane. Kui teile väga meeldisid need laivid ja võib-olla tahate, et tuleme tagasi, siis on siis Eliise ja Emma ja ülejäänud Kevin Murphy Eesti armas pere, need, keda torkida ja küsida, teete veel, millal veel. Et siis andke märku ja mõtleme kindlasti välja veel asju, sest et juukse ja ilumaailmas on nii palju, mida kõike jagada, nii palju soengut, et võib-olla me ei suutnudki oma laividega kõiki teemasid katta veel, et igal juhul, kui teil on endal ka mõtteid. Muudegi on toodetest räägitud veel. No just, et kui teil on endal ka mõtteid, millest me võiksime rääkida, siis andke julgelt teada. Just. Aga jah, siis põhimõtteliselt on kõik. Tänan issand 18 minutit läks üle, nii et super tänud teile, kes te veel vaatate. Täname ja kindlasti siis vaadake õhtul ka Tallinn Fashion Weeki, pange midagi stiilset selga, tagige Tallinn Fashion Week, mis ma peaksin kõik asja laiali. Tagige Tallinn Fashion Week ja teil on võimalus ka seada auhindu võitu, nii et on ju nii, ma ei räägi. Ja on, see on täiesti õigus. Asju vist oli nii. Ja. Nii et. Meie poolt on ka väga uhke kingikott välja pandud. Saate aga sealt siis midagi vahvat võita, nii et aga kuni järgmise kohtumiseni, olge terved, olge tublid ja tšau. Tšau, olge tublid.